eesmärk on selge ja selge on siht, siis tee on neist päikese valgust. Koos meiega astudes sammu sa üht, võid Eestile luua uut algust. Olla te võite mees kindlad, eesmärk meil ühine on. Ühtes joob Eesti ja sõnad ja teod, üksmeelne Keskerakond. Uurisime, mis vahe on Andrus Ansipil ja Edgar Savisaarel. Uuringu tulemusest selgus, et Edgar Savisaar esindab eelkõige vene valijaid. Eesti rahvas peab aga ülekaalukalt parimaks peaministriks Andrus Ansipit. Vaatame järele, miks see nii on. Euroopa Liiduga liitumine. Andrus Ansip jah, Edgar Savisaar ei suutnud otsustada. Ilves presidendiks. Andrus Ansip jaa, Edgar Savisaar ei. Maksude alandamine. Andrus Ansip jah, Edgar Savisaar ei. Vanemahüvitise sisseseadmine. Andrus Ansip. Absoluutselt kindel. Kui majandus on kindlates kätes, läheb ka sinu elu paremaks. Võid kindel olla. Juhib Keskerakond. Ja ainus, kes suudab neid võita, on Reformierakond. Ja kui me vaatame, keda toetavad Eesti noored, siis valik on väga selge. Reformierakonna toetajate osakaal on suurem kui ülejäänutel kokku. Aga miks on ikkagi nii, et kogu arvestuses Keskerakond juhib? No, see on suhteliselt lihtne. Edgari valijad tulevad raudpolt valima. Neid ei huvita, kas sajab pussnuge või on natuke soppusil. Küsimus on tegelikult selles, kas sina ka tuled, kas sinu sõbrad ka tulevad. Sest ega meil palju puudu ei ole. Sinu hääl on puudu, sinu sõprade hääled on puudu. Ja ainult nii me saame olla kindlad, et Eestil läheb ka tulevikus hästi. Ma loodan sinu peale ja sa tead, et sa võid alati ka minu peale loota. Eakatele on meie sõnum samuti lihtne. Väärikas vananemine väärika pensioniga. Vastupidiselt tänasele valitsusele arvame meie, et pensionieas inimesed on väärtus ja nende panus tööturul igati oodatud. Me ei pea õigeks töötavate pensionäride sissetulekute topeltmaksustamist. Küll peame õigeks säästude kogumise toetamist pensionieaks nii kohustusliku kui ka vabatahtliku kindlustuse kaudu. Ikka selleks, et pension moodustaks 50% eelnevast palgast. Samuti peaks kogumispensioni väljamaksed olema maksuvabad ja inimesed peaksid saama suurendada teise pensionisambasse tehtavaid sissemakseid. Maksusüsteem ja tööturg peavad toetama pensionieas töötamist, mitte vastupidi. Kiiremate lahendustena näeme vajadust tagada, et keskmine pension on tulumaksuvaba ja esimese samba pension sõltub eelkõige sissetulekust. Näeme ka võimalust kasvatada pensioni kuni 200 euro võrra järgmise 4-5 aastaga ja suurendada ka üksikpensioni. Jah, meiega lehvib Pika Hermanni tornis igavesti Eesti lipp. Aga mida see meile pensionäridele tähendab? Teie pensionäride jaoks tähendab see, ma tulen selgitan ise. 4 aastaga 400 eurot pensionitõusu ja keskmine pension on tulumaksuvaba ja hooldekodu koht, mis on kättesaadav pensioni eest. Nii et pensionäride tulevik on kindlates kätes. Näe, ma ju ütlesin, ega nüüd pole muud kui Reformierakond valida. Vali kindlates kätes Eesti. Vali Reformierakond.